Tere siis ka minu poolt ja esmalt tänud korraldajatele kutsumast. Mõne sõna ma ütleks enda kohta veel. Nagu öeldud, minu hariduslik ja ametialine taust on siis füüsika, aga mingeid kokkupuuteid on mul olnud ka kaunite kunstidega. Siin Kumuski olen paaril korral rääkimas käinud. Viimati oli vist, kui me kadunud Jaak Angilaskiga diskuteerisime füüsikutest ja lüürikutest. See oli ka mingi Soosteriga seotud üritusel, Naara võib-olla mäletab, mis see. Ja, nii. Aga mis siis täna jutuks tuleb? Ma tahaks anda kõigepealt väikese sissevaate eelmise sajandi 60. aastate, seda võib ka kosmose eufooriaks kutsuda, mis tollal valitses. Aga siis läheks muidugi Soosteri illustratsioonide juurde ja lõpuks veel paar üldisemat mõtet, et mida üks teadusraamatute, teadusettekannete illustraator tohib endale lubada ja mida ei tohi endale lubada. Millised on sellised üldised lähenemised. Aga nüüd, ja siin on viidatud ka allikad, tähendab primaarsed allikad on Soosteri võib-olla siis illustratiivne tähtteos, füüsika bliska ja daljoke, füüsika lähedane ja kauge, aga ka siis kogumikud teadus ja inimkond. Ja sekundaarsetest allikatest kõige olulisem see eelmisel aastal ilmunud Ülo Soosteri raamat, eriti 2 artiklit Elnara Taidrelt ja Kadri Mägilt selles, millele ma siis lihtsalt viitan kui Elnara ja Kadri artiklitele. Nii, aga minnes siis edasi. Kuldne kosmiline kümnend. See kuldne kosmiline kümnend tegelikult algas juba veidike enne 60-ndaid ja algas muidugi esimese Sputnikuga. Siin saalis ma näen võib-olla mõnda väga üksikut inimest, kel oli võimalus Sputnik 1 näha. Mina ise nägin, sest me elasime tollal Tallinnas linna keskel. Praegu on see Rävala puiestee, see oli Lenini puiestee. Ju oli ajalehes öeldud või raadios ka öeldi, et millal võib näha seda täpikest seal taeva peal. Ma olin siis 2. klassi poiss, isa viis meid välja ja tõepoolest seal tema liikus üle taeva. Ja siis tuli muidugi ridamisi hakkas tulema sündmusi, mille kohta sai öelda, et esimest korda või esimene või Gagarini lendu ma paljut ei mäleta. Esimene naisterahvas kosmoses, Valja Tereshkova, siis esimene inimene avakosmoses, Aleksei Leonov. Huvitav ka selle poolest, et temaga maalis. Ja teda on isegi kutsutud, ma ei tea, kas ta ise ennast kutsus, või ta kutsutud esimeseks maalikunstnikuks universumis. See pilt siin väikene, sel on praeguses geopoliitilises kontekstis isegi selline pahaendeline nimetus, nimelt üle Musta mere. Aga ja siis veel esimene pehme maandumine Kuul ja siis muidugi, kui need kõik esimesed märgid siin, need olid nagu markeerisid siis Nõukogude Liidu juhtpositsiooni võib-olla kosmoses, siis see juhtpositsioon murti ära või see oli muidugi tähtsündmus Apollo 11 esimesed inimesed Kuul. Neil Armstrong ja Buzz Aldrin 20. juulil vaatasime seda vististi Soome televisioonis, sealt kanti vist otse üle, kui palju õige meeles on. Ja neid meenutusi ma olen Müürilehes ka jaganud ühes varasemas artiklis. Aga mitte ainult kosmoselennud. Ka tehti rida kaunis olulisi avastusi universumist. Nimelt avastati kõigepealt kosmiline mikrolaine taustkiirgus ehk reliktkiirgus. See vabanes 379 000 aastat pärast suurt pauku, kui universum muutus läbipaistvaks valguskiirgusele. Praeguseks on ta juba kõdunud õige selliseks jahedaks, temperatuur vaid paar kraadi üle absoluutse nulli ja see siin tähendab see siin meenutab Soosteri kosmilist muna, aga tegelikult on ta taustkiirguse temperatuurifluktsioonide jaotus. Need jaotused või fluktuatsioonid on päris pisikesed 10 000 kraadi osad. Siis avastati veel sellised objektid nagu raadiopulsarid.
kiireid raadioimpulsse edastavad objektid, mis õige varsti interpreteeriti neutrontähtedena. Ja mustad augud olid muidugi varasem lugu ja tegelikult ka jätkus hilisemas, aga ka selles vallas oli mõningaid olulisi tulemusi. Sir Roger Penrose, kes sai suhteliselt hilja ka oma Nobeli, tähendab kõik need avastused, nimetatud avastused siin on perjatud Nobeli preemiatega. Tegi ühe olulise teoreetilise avastuse, aga 70-ndatel kukkus kõik see kosmiline eufooria või utoopia kokku. Esiteks, aastal 72 lahkus kuult viimane inimene. Pärast seda pole ühtegi inimest oma kuule läinud. Sellest on nüüd juba 52 aastat möödas. Ja veel mõned teised kurvad sündmused. 70. aastal sureb Ülo Sooster ja 72. aastal saadab Tartu Ülikool oma värske lõpetanu ajateenistusele Nõukogude armeesse. Ta sattus veel hea aja peale. Tšehhi sündmused olid juba möödas ja Afganistani sündmusi ei olnud veel tulnud. Nii, aga tulgem nüüd Soosteri juurde. Te võite küsida, et milleks siin see parempoolne pilt? Väide on selles, et ka sellel pildil on Ülo Sooster. Mis lubab mul nii väita? Mõned aksessuaarid, näete, piip ja prillid, võite võrrelda vasakpoolse fotoga. Aga veel see asi, et sellel mehikesen siin tooli peal ei ole absoluutselt mitte mingit pistmist selle pildi sisuga või selle eesmärgiga, milleks see pilt sinna raamatusse pandud on. Pilt räägib tegelikult sümmeetriast, no antud juhul inimese näo sümmeetriast. Aga teisipidi kunstiajalust me teame küll selliseid maale, kus kunstnik on sokutanud ennast mõne suure õukonna pildi servale näiteks või ja siit hakkab meil lahti hargnema sellised kuidas öelda, teemavälised trikid või mida võiks nimetada ka siis kunstiloolised vihjed Soosteri aimeillustratsioonides. Neid tuleb meil õige mitu tükki veel vastu. Nii. Ja ma pean kella ka jälgima, sest ühel hetkel tõuseb veel naera püsti ja vaata mulle kurja pilguga otsa. Nüüd Soosteri illustratiivse loomingu ilmselt tähteos, füüsika lähedane ja kauge, artiklite kogumik, mille pani kokku Viktor Trosnikov ja sellest 25 artiklit 27 autorilt, millest tubli kolmandik räägib rohkem või vähem mõned väga otseselt ja pikalt kosmosest või kosmilistest teemadest. Seltskond on prominentne nende hulgas tulevane Nobeli füüsikapreemia laureaat Aleksei Abrikosov, aga Sooster see raamat ilmselt avaldas Soosteril tugevat mõju, sellepärast ta on öelnud või tema abikaasa kaudu teada, et ta on öelnud, et kui ma sünniksin uuesti, ei oleks ma kunstnik, vaid hakkaksin füüsikuks. Nii, ja kogu selle maskuliinse kollektiivi, autorite kollektiivi hulgas ka üks daam. See on Vene Nõukogude astronoom, astrofüüsik Alla Masjevitš. Huvitava elukäiguga naine, aga temast meil ei ole täna aega pikemalt rääkida. Nii. Nüüd, kuidas need illustratsioone siin tehti? See on nüüd see koht, kus ma mitte kuidagi liiga palju Kadri Mäge kiita ei saa, teda on vaja rohkem kiita. Sellepärast, et koos Julia Polujanjenkova ka käisid nemad Moskvas, kui sinna veel minna andis ja Trosnikov veel elas. Need on mõlemad küsimärgi all, Moskvas on kahtlane minna ja Trosnikov on ära ka surnud. Ja nad võtsid Trosnikovilt ühe olulise intervjuu, mis on sellest Tartu Kunstimuuseumi raamatus, sellest, kus on ka ära toodud. Aga seal on küsitud ka sellist asja, et raamatus on igal pildil olemas kommentaar. Kes need kirjutas? Trosnikov otse vastab, mina kirjutasin. Ja ka küsitakse pärast seda, kui nägite illustratsioone. Jah, pärast seda. Tähendab, see tekitab sellise päris huvitava sellise informatsioonivahetuse skeemi. Oli autor,
Trostnikov kogus need käsikirjad kõik kokku, ma oletan, et käsikirjades oli ka mingisugune pilte, skeeme, visandeid, võib-olla fotosidki lisaks, sest raamatusse ei ole ühtegi sellist, ühtegi originaalfotot või midagi taolist, kõik on Sooster ümber joonistanud. Ja siis Sooster sai need käsikirjad ja andis pildid tagasi ja Trostnikov neid siis kommenteeris. No ilmselt on ilmselge, et Soosteril oli ka mingisugust täiendavat informatsiooni, mis sinna sisse tuli. Kas võigi need kunstiajaloolised vihjed ja kõik see, nii et tal pidi lihtsalt olema. Aga jah, Soosteri raame on palju kiidetud, Elnara on ka nendest oma raamatust. Tähendab see, et Soosteri illustratsioone sageli ümbritsevad sellised baroksed raamid ajaloolistest maalidest ja see annab neile muidugi sellise uue tähenduse või hinguse. Jah, veel raam, aga siin on ka üks huvitav moment. See on Zuberevi artikkel Polje vešestvo ja pildil näidatakse seda, kuidas tekivad maalooded, ookeanilooded, tõus ja mõõn. Et ühel pool kuu vastaspoolel on ta siis tõus ja kuu poolel on ka tõus ja vahepeal on siis mõõn. Aga artiklis enese sees ei ole nendest loodetest mitte sõnagi juttu. Küll aga on pildi allkirjas, kus öelda raskusväli lõpliku kiirusega, kuu liikumine mõjutab seega looded maal hilinemisega 1 sekundi. Aga selle kirjutas ju Trostnikov pärast seda, kui ta oli pildi saanud. Nii et siit saab nagu järeldada, et need looded kuidagi mingitest oma teadmistest pookis siis Sooster ise siia pildi sisse. Jah, ega me täpsemaks seda tõde enam ajada ei saa praegu, aga selline kahtlus või küsimus tekib. Nii. Ja teine asi on muidugi need osutavad käed. Mida see osutav käsi teeb? Aga teeb seda, et muudab sellise passiivse aineraamatu aktiivseks aimeloenguks. See on nagu lektori osutav sõrm või kaardikepp tegelikult või seesama laserpointer, eks ole, mis näitab ja ütlevad, vaadake nüüd sinna. Kätel on veel mõningaid täiendavaid funktsioone, mõningal juhul on ta selline kui mastaap. Siin näidatakse ühte väikest pooljuht elementi, praegu on nad veel 1 miljon korda väiksemad, aga siin käe peal. Aga kummaline, et käsi abistab ka asjade toomisel inimlikku mastaapi või dimensiooni. Näete, see raske vesiniku aatom siin 2 näpu vahel, ta on 1 miljard korda väiksem tegelikult. Aga võib-olla, et see soodustab kuidagi või toob inimestele lähemale sellised objektid, mis mingis mõttes on kaugel. Kusagil me näeme veel ühte sellist vastupidist näidet. Nii, silm kui jälgimise metafoor, et jutt sellest artikkel sellest, et päikese või tähtede seest tulevad neutriinod vabalt lupsti välja. Sooster illustreerib seda kaudu, et ta on päikese või tähe sisse sellise augu teinud, kust kõik asjad saavadki kenasti välja tulla. Tegelikult see neutriinosid vaatav silm ei ole muidugi meie silm, vaid need on suuremad seadmed, aga nad on tänapäeval olemas ja mõndagi huvitavat leidnud ka. Nii. Aga nüüd veel üks põnev pilt. Need mustad varjud, pikad mustad varjud siin, jah, nagu Elnara on ka viidanud, need viitavad Itaalia metafüüsilisele maalile, Giorgio de Chirico. Aga siis hakkas mind huvitama, et aga mis hoone see selline on? Et kas on mingisugune konkreetne sakraalne hoone, mille Sooster on ümber ajanud, või on see kunstniku fantaasia? Konsultatsioonid mõnede kunstiajaloo ekspertidega ei andnud nagu otsustavaid tulemusi ja lõpuks tuli välja, et oligi kunstniku fantaasia. Ainult mitte Soosteri fantaasia, vaid Soosterist 3,5 sajandit varem elanud Leonardo da Vinci fantaasia. Kuidas ma selleni jõudsin? Lõikasin selle pildi siit välja ja tegin Google'i pildi otsingu.
õnneks viskas pildiotsing mulle ette ühe artikli, kus väga sarnase hoone pilt oli sees. Ja seal oli jah, noh, see oli ühes lokaalses või Tai omas kunstiajakirjas, õnneks mul tai keel siis tõlkima ei olnud vaja hakata, sest pildi allkirjas oli toodud viide inglise keeles ja see samale raamatule siin. Seda raamatut oli võimalik tellida ka. Saate nüüd ise vaadata ja võrrelda, et kas on Soosteril sama hoone, milles siingi pilt sees on. Seal on kohale vahele pandud see. Soosterit või see Leonardo da Vinci tsentraalkirik. No see on veel juba nüüd mitmes juba kunstilooline vihje Soosteri aimeillustratsioonidest, teadusillustratsioonidest tegelikult. Nii, nagu ma ütlesin, et kõik fotod olid ümber joonistatud. Noh, võite siit vaadata ja võrrelda neid ei ole päris sama vaade, aga see on kaunis detailitäpsusega on siis see kosmosejaam siia või siis raadioteleskoop on niimoodi joonistatud. No ilmselt mingid fotod olid Soosteril ees, kas ta sai need koos käsikirjaga või kuidagi teisiti ei tea. Nii. Siin muudub see ekspositsioon muidugi eriti uhkeks. Miski pärast on just selles Alla Masjevitši artiklis on eriti uhked raamid või lausa sellised vaated. Noh, siin on, ma siia alla joonistasin, kuidas üks selline ortodokse või teadusillustraator seda pilti kujutaks siia. No näiteks teie eesseisja siin. Noh, kuidas on kombeks seda pilti kujutada, aga üleval te näete, mis need samad graafikud või tähtede siin tiheduse jaotus. Need on paigutud kuskil, see päike paistab üle mere ja siin on veel liivarand ja nendest graafikutelgedest on saanud sellised uhked tulbad ja oi jumal. Nii, veel mõned kosmilised raamid ja vaated. Ahah, ja võrdlusi, kui te nägite, et see neutriino tuli sealt tähesest lupsti välja, siis valgusel kulub 80–100 000 aastat selleks, et päikese keskelt niimoodi vinka-vonka välja jõuda. Anger ja teekond sellepärast, et see on selline assotsiatiivne mälu või kuna Sooster on ka Aadu Hinti illustreerinud. Aadu Hindile raamat on Anger ja teekond. Nii, aga nüüd siis võrdluseks tähendab selle sama Alla Masjevitši põhimõtteliselt sama või peaaegu sarnase artikli illustratsioonid kogumikus teadus ja inimkond 1964. Seda Sooster ei olnud illustreerinud. Aga noh, jah, võite siis võrrelda nende varasemate piltidega. Ja muidugi võite mõtiskeda ka selle üle, et huvitav, et kummad pildid need autorile Alla Masjevitšile rohkem võisid meeldida. Ei tea. Nii. Ahah. Veel üks pilt, väga teravmeelne. Jutt on siis sellest kuumagnetogrammist, tähendab kaardistatud kuumagnetvälja tugevus ja siia tekib, näete, selline luna, eks ole, mis see ongi kuu, aga assotsiatsioonid Viktor Vasareliga on väga otsesed, ma ütleks. Või siis siin sümmeetria teemades Esseriga. Nii. Ahah. Nüüd teadlastele hullupööra meeldib leida kolleegi artiklist viga. Siis saab kommentaari kirjutada ja selle avaldada suhteliselt lihtsa vaevaga, saad ka endale uue publikatsiooni kirja. Näe, eksis vend. Mina leidsin Soosteri illustratsioonidest ühe vea. See oli selline vea artiklis, kus oli juttu sellest, et gravitatsioon mõjutab valguse levikut. No näete, kaugelt tähelt tuleb valgus, see valge joon siin, see on Soosteri joon. Kena kisub siia päikese poole, aga miks ta tagasi siis keerab äkki?
tal ei ole mingit põhjust tagasi keerata. Ta peaks võib-olla veelgi kõverduma ja siis ta läheks kusagile siia, läheks sellest silmast mööda. Kui me nüüd püüame siin skitseerida mingit valguse kiirt, mis jõuaks vaataja silma, siis tema pikendusprojektsioon, see on siis tähe näivkujutis. See tuleb hoopis siia. Nii et näivkujutis, kui päike tõmbab valgust enda poole, siis tähe näivkujutis mitte ei nihku päikese poole, vaid nihkub temast hoopis eemale. No võib-olla, et Soosteril oli mingisugune kinnismõte, et peab ju tähte nagu tõmbama siis kuidagi päikese poole. Miks Trosnikov seda läbi ei näinud, seda I don't know. Oleks võinud. Nii, siis veel mõned ümberjoonistatud pildid, Krabi udukogu. Moiré efekt, mida on palju pruugitud ka sellise tausta või kosmilise fooni loomiseks, aga ka Soosteri tähendab kunstiloomingus, ütleme otseses mõttes, siis mitte teadusillustratsioonides. Siin veel sellisel taustal footonrakett. Ega Soosteril palju ette võtta ei olnud, tähendab, oli selles artiklis oli öeldud, et footonrakett peab ilmselt olema hästi suur. That's it. Ja Soosteris, kujutas siis oma mõistleda. Aga siia kõrvale siis veel Eesti ühe omal ajal kaunist viljaka illustraatori Hugo Mitti loomingust. Üks teine footonrakett ulmekirjandusest, see on siis vendade Strugatskite esikromaanist Purpurpunaste pilvede maa, mis omal ajal sarjas seiklusete maalt ja väärelt ilmus, aga Hugo Mittil oli lihtsam, tal oli ees originaalillustratsioonide raamat, sulle kaunis pikalt ja seletatud ka, kuidas see välja pidi nägema ja. Nii, nüüd kogumik teadus ja inimkond. Siin on muidugi, märkimisväärne on see, et võib-olla üleüldse esimene ainus koht tähendab, kus teadus või Vaiamäe artiklite illustratsioonideks on maale kasutatud. See on tõesti siin. Aga teisipidi mina tahaks ka nõustuda Liisa Kaljula seisukohaga, mille tema esitas, kui Tartus oli selle Soosteri raamatu eelmise aasta lõpus kusagil oli vist esitus. Ta ütles, et temale nagu need Soosteri joonised või graafika või see illustratsioonid või tunduvad nagu huvitavamad ja põnevamad ja sügavamad kui maalid. Ega ma seda maali ka väga kiita ei oska, tähendab, siia on pandud kokku mõned sellised küllaltki võib-olla trafaretsed sümbolid, Einstein ja mingisugune spekter siin ja veel need erinevad galaktikad või parved või siin minu mõte ei hakka väga nagu edasi kerima, mida või mõistatama või et mis see siin nüüd siis tegelikult on. Nii. Veel mõned samast kogumikust pildid, teadus ja inimkond. Ja veel üks. Nende kogumikega on. Nagu Kadri Mägi on öelnud ja ega tõepoolest seal ei ole iga pildi juurde ei ole autorit kirjutatud. Kusagil on illustraatorite nimestik taga ja siis me võime mõistatada, et kas see või teine pilt on nüüd näiteks Soosteri oma või. Aga need on pildid, mida ma väga tahaksin Soosterile kirjutada. Need on siis Barbašovi artiklis Veenus mõistatuste planeet ja siin on nii palju soosterlikke elemente või detaile või võtteid. Kõigepealt jälle see inimlikku mastaapi toomine. Tegelikult sisuliselt on meil vaja ainult seda osa siit, mis kujutab siis planeet Veenus. Räägitakse planeet Veenuse atmosfääri ehitusest. Aga jumalake, siia on kõrvale pandud sellises mõõtmes inimkujud ja kogu see asi on üleüldse, see on selline suur kosmiline installatsioon, mis on mingisse, ma ei tea, mis ruumi sisestatud ja veel. Siin on need käed, mis nüüd mõõdavad Veenuse läbimõõtu. Siin on Veenuse astronoomiline, astroloogiline sümbol. Aga mis siin on kujutatud luubiks, mille abil vaadeldakse või uuritakse siis Veenuse atmosfääri. Ja
noh, veel Veenust. Ja teadus ja inimkond on 63. aasta raamatust Bruno Pontecorvo artikkel Neutrino laboratooriumis universumis. No see on ju jälle Sooster, sellepärast, et kui palju ma ka võisin kahtlustada Soosteri õpilasi ja epigoone, kes aga noh, lesta kala vaevalt, et keegi oleks siiski paigutanud sellele illustratsioonile, nagu te siin näete. Aga illustratsioon ise räägib vasak-parem sümmeetriast neutriinode vahel, neutriinode ja antineutriinode vahel. Nii. Miks ma seda Soosterile attribueerida tahaks? 2 põhjust. 1966. aasta kogumikus on ta kirjas illustreerijatena. Aga teine on need pagana raamid, vaadake. Kas üks korralik inimene teeks pildile nüüd sellist raami, tähendab, nad on kõigepealt topelt ja siis veel see erinev paksus, mida me siin näeme. Nii et see tekitab tõsiseid kahtlusi Soosteri austuse suhtes. Aga kõrvale paneme siis ühe sellise mingis mõttes võrreldava, tähendab samast ajast ja ka tuntud aimeraamat, tuntud illustraator, ka kunstnikuna tuntud, ka luuletajana, aga illustratsioonid on sellised täiesti nagu nad peaksid olema, nagu nad peavad olema, me teame, et sellised peavad illustratsioonid olema. Ja ma siiski kahtlen, et pärast selle raamatu läbilugemist Suumann ei tahtnud saada füüsikuks. Erinevalt teie eeskõnelejast näiteks. Nii, mis me kihutame lõpupoole? Aha, ei. Mida siis tohib üks korralik illustraator teha? Teadusartiklites selliseid nalju visata? Ei mingil juhul. Teadusartikkel on püha lehm ja seal te mingisugust sellist kõrvalist. Ehkki ka seal küsimus tähendab visuaalsest atraktiivsuse selle suurendamisest, suurandmete visualiseerimist on muidugi püsti. Aga aimeartiklites, raamatutes, seal on suuremad vabadused, mida Soosteriga kasutas. Teadusettekannetes toome ka ühe näite, õpikutes ka. Nüüd teadusettekannetes, võib-olla suhteliselt haruldane, aga Rootsi juhtiv füüsikteoreetik Cecilia Jarlskog, see on üks slaid tema ettekandeks. Temal oli kombeks oma sügavalt selliseid teaduslikke ettekandeid illustreerida kauni lillornamentikaga. Kuskil 90. keskel ma Rootsis Ümemas juhtusin tema ettekannet kuulama ka. Tol ajal tehti seda veel lüümikute peale, olid sellised lüümikud, kuhu ta siis oli joonistanud käsitsi ja neid graafoprojektore peal näidati. Nüüd aimeillustratsioonid või õpikud ka. No siin näitaja Jüri Liivi füüsika õhtuõpik, kuule sees on ka 26 Hillar Metsa karikatuuri, mis erinevaid teemasid illustreerivad. Aga muidugi ka teisipidi tähendab, kunstnikud on ju ka võtnud tegelikult oma käibesse paljugi oma kunstiloomingusse, palju teaduslikke elemente, Sooster muidugi, kellest me räägime, aga olgu siinkohal toodud siis näitena Leo Laapin ja arvestades lähenevat tähtsündmust. Ma lõpetaksin tsitaadiga Laapinit, mida Laapin, ma ise seda kuulnud, aga mul on vahendatud, et Laapin olevat 75. aastal omaegse selle poolpõranda aluse kunstinäituse Harku 75 kas avamisel või lõpetamisel pateetiliselt hüüdnud. Ja kord saabub päev, mil pikakasvulised, sinisilmsed ja heledapäised eestlased tõusevad ilmaruumi avarustesse, et alustada seal elu igavest pidu. Laapinit ju mäletate ja saate aru, et siin on tubli annus irooniat. Kiva võib-olla sobib kirjelduse poolest sinna sisse, aga jah. Aga nüüd, mis puutub Soosterisse? Jah, Sooster on sinna ilmaruumi avarustesse juba tõusnud. Nii ülekantud tähenduses kui ka otsesemas tähenduses oma kosmose teemaliste illustratsioonide kaudu. Nii. Tänud kuulamast ja head saabuvat kosmonautika päeva, see on homme.
kas sel ajal, kui Sooster seda füüsikat kujundas õpikut, olid juba need Apollo kuuvaated ilmunud NASA-l? Apollo? Ma ei ole selle päris kindel, tähendab, Apollo läks ju maandumine kuul 69. Soosteril jäi siis veel aastakene elada. Mul on kahtlus, et need ei ole. Aga küll, ma mõtlen, on tõesti nii kahju, et Sooster nii vara ära suri, sellepärast, et kõik need kosmilised avastused, kõik need mikrolainefoon ja neutrontähed ja mustad augud, need on pööraselt inspireerivad ja ta oleks sellest kindlasti kinni haaranud, kui oleks antud. Mida tegi kodumaine astronoomia, et õpiku musta augu ideid laiemalt propageerida? Sooster ei teadnud. Ma arvan, et ma jään vastuse võlgu. Eks ajapikku on need asjad kõik kulgenud, tähendab, nüüd on mustast august isegi juba raadioastronoomiliste vahenditega pilt tehtud ja selle eest juba ka Nobeli preemia välja antud, aga jah. Mul on veel üks viimane küsimus. Kas Teravere raamatukogus on Snaani ja Siila ajakirju? Eestis nüüd Tallinnas ei ole neid mitte kuskil. Rahvusraamatukogus on. Kõik remondi ajaks pakutud. See kõlab nagu diagnoos. Nii et Kadri käis neid vist Riias uurimas, jah? Indrek oli üks küsimus. Jah, mul oli lihtsalt üks kommentaar, et kui sa otsid neid, üritad nagu käekirja järgi tuvastada Soosteri illustratsiooni, siis see on väga libe tee. Proovisin minagi, on eesti keeles ilmunud raamat Häilikud ja märgid, Snaki Smuki. Ja selles eesti keeles tõlkes puudub illustraatori nimi. Ja siis kohe tekib kahtlus, et kahtlane kunstnik, et võeti nimi ära ja nii edasi. Aga Kadri väga kiirelt tuvastas, kes selle raamatu tegelikult illustreeris. Aga kui illustratsiooni vaatad, siis ei saa kuidagi üle sellest, et jumalast Sooster. Et seal on, need olid kuidagi, kuidas öelda, see toimetuse ümber koondunud kunstnikkond, et jääb süüselt ka mulje, et oli nagu toimetuse käekiri, mida tuli, mida kõik toonsid. Ja tõesti võimalik, tähendab, on ka selline füüsikaharu nagu statistiline füüsika, mis tegelikult selliste ebamäärsete ja ebakindlate ja väidetega, aga mille najal siiski midagi nagu saab teha ja mingit teadust arendada. Mina saan võib-olla enda poolt kommentaarina öelda, et see sellist alternatiivse või väga lopsaku illustratsiooni toomine tundub, et võib-olla me saame hiljem arutada, aga võib-olla oligi selline nõukogude nähtus, kui kuidagi tegeleti aktiivselt selliste alternatiivse esteetika teadmiste smugeldamisega. Et näiteks järgmine näite pärast seda lähedast ja kauget füüsikat on kogumik Nischerpoem ehk siis ammendamatu, mis räägib lämmastikust ja mida Sooster on illustreerinud, kus Jurisovale või siis kolmanda autoriga, keda ma mäleta. Ja seal on selliste väikeste illustratsioonide kõrval on uhke tulelehe kompositsioonis, mis mängivad sellise maneristliku ajaloolise graafika esteetikaga ja mis tõesti sõna otseses mõttes panevad hullu ja kuidagi kaaperdavad selle raamatu sisu. Aga kui vaadata, nad on ka samuti ilma allkirjata ja ma olen olnud nagu väga ettevaatlik, ma mõtlesin, Sooster kujutas seda, kujutas seda ja siis ma kuidagi nagu pidin ennast korrigeerima ja minema ikkagi väga äratuntavad elemendid, see tema lemmik ka selline pikk horisont ja mingisugune maastik seal taustal, mingisugused jooned, et ikkagi sellise pika vaatluskogemuse põhjal on teatud illustratsioonide puhul võimalik väita, et see on tema, aga kohati jah, tõesti võib pakkuda aga küsimärgiga. Aga mulle väga tundub, et Eestisse või Eesti teadusillustratsiooni need lähenemised väga ei jõudnud. Kui Eesti kunst kui selline oli võib-olla suhteliselt edumeelne ja siin, aga Eesti teadusillustratsioon oli märksa sellisem kammitsetum või tagasihoidlikum. Väike lisamärkus siia juurde, mis teeb asja veel põnevaks. Heldur Viires, kui ta oli pikemalt Moskvas Ülo juures kuude viisi, siis ta aitas teha Ülo neid illustratsioone, kui tähtajad tulid peale. Nii et siis nad tegid koos. Ja Heldur tegi ise
ulmekirjanduse illustratsioone hiljem Eestis. ja minu meelest ka teised kunstnikud rääkinud seda lugu, et see Soosteri mõjuväli on selline müstiline põlev uurimisvaldkond.